Tere tulemast kuulama Stebi podcasti Samm-sammult heaoluni. Kui sind huvitab tervis, heaolu, sport ja kõik selle maailmaga seonduv, siis oled kuulamas õiget linti. Tervitus! Samm-sammult oleme jõudnud juba 12. osa juurde ja meil on külas Kristina Virk-Vellemaa, seksuoloog, seksuaalnõustaja / jõustaja, võiks öelda, antropoloog, koolitaja, sekspositiiv eestvedaja ja kindlasti palju muud veel. Tere, Kristina! Tere! Hästi huvitav teema on see kogu see seksuaalsus, hästi põnev on see praegu ühiskonnas. Sina vead sellist asja nagu sekspositiiv ja sekspositiivsus. Küsime kohe selle ära, et mis see sõna sinu jaoks tähendab? Jah, minu tähendused on väga läbi põimunud sellega, et mis see ka teoreetiliselt on. See tähendab seda, et me näeme seksuaalsust inimolemuse sellise loomulik on selline problemaatiline väljend osana, et ta on osa iga ühest meist, aga me kõik oleme erinevad ja see, et minu seksuaalsus ei ole selline nagu kellegi teise seksuaalsus, ma tervitan seda. Ma ei pruugi kõigest aru saada, ma ei pruugi kõiki mõista, ma ei pruugi suhestuda kõigega, aga et ma teadvustan endale, et see ongi okei, et me oleme kõik erinevad ja selleks, et midagi aktsepteerida, tervitada, vastu võtta, ma ei pea kõike ise tegema ja ma ei pea kõigest aru saama. See on siis see positiivne osa just, et olla vastuvõtlik. Ja. Super. Aga kuidas sina selle elualani jõudsid, et kus sa praegu tegutsed, et see ei ole väga tavaline koht, kus olla või ma ei tea, palju üldse seksuaalnõustajaid, jõustajaid Eestis on? Seksuaaljõustajaid või siis inimesi, kes sex coachiks ennast nimetavad, mõned ikka on. Seksuaalnõustajaid ka tegelikult siin-seal on, kahjuks ei koonda meid ükski selline konkreetne andmebaas, et me saaksime leida inimesi või et inimesed saaksid leida näiteks kelle poole pöörduda. Aga mina ise olen valdkonnas tegelikult juba, ja see on päris aastaarv aastast 1999, ma ei tea, miks ma naerma hakkan, ma ütlen 25 aastat. Aga ma alustasin noorsootöötajana ja alustasin Eesti Seksuaaltervise Liidus praktikandina, toona oli ta pereplaneerimise liit. Ja siis meid koolitati välja koolitajateks, noored noorele meetodil koolitajad ja selline seksuaalhariduslik toimetamine, koolitamine, ta on ikka väga pikalt minu elus olnud. Ta ei ole alati olnud põhitegevus, ta on käinud niimoodi perioodidena ka muude põhitegevustega. Ma olen vahepeal jõudnud ka restorani juhatada näiteks, aga siis koolitasin. Ja mida rohkem rolle ma oma elus olen juurde kogunud, on see siis olnud tõesti noorsootöötaja, kes on juba mõnda aega töötanud, seda rohkem on ka see sihtrühm, keda koolitada, laienenud. Et ühelt poolt ei olnud need ainult noored, vaid olid ka noortega töötavad spetsialistid, siis lapsevanemad, kui ma ise sain lapsevanemaks. Ja niimoodi ta on kasvanud ja ikka väga-väga pikalt, aga otseselt üks ühele inimestega ma olen töötanud paar aastat, kui võtta niimoodi nõustamist ja just nimelt seksuaalnõustamist või seksuaaljõustamist. Aga kas sa tunned, et see seksuaaljõustamine või nõustamine on just kui läinud ka missiooniks sulle? Ikka ja kindlasti tegelikult see niipidi toimiski minu jaoks, et kui ma koolitasin ja ma nägin seda ja väga palju me alguses koolitasime noori ja toimetasime noortega ja ma pidevalt tundsin, et tegelikult ma olen kusagil või me oleme kusagil ummikus, sest me võime käia see 90 minutit noorte koolituse ära teha, aga meie täiskasvanud on ikkagi samas infomullis, samades hoiakutes kinni, kus nad on kogu aeg olnud. Ja ma ühelt maalt tundsin, et ma tahan nagu enda jaoks selle pöörde teha, et hakata rohkem toetama täiskasvanuid, lapsevanemaid ja siis ma hakkasin koolitama, see on juba väga palju aastaid tagasi ka lapsevanemaid. Aga see koolituse fookus algus oli ikkagi sellel, kuidas nagu seksuaalkasvatusest toimetada. Ja siis ma sain aru, et pagan, et me jääme kinni kogu aeg sellesse lapsevanema minapilti ja enda kogemusse, et kui me ei aita neid lahti haakida ja lahti kodeerida neid arusaamu ja hoiakuid, mis on enda seksuaalse häbi taga ja ka süütunde taga sageli ja sellise minapildi ja kehapildi taga, et siis ikkagi me jääme kusagile ummikusse.
et jah, selline üks-ühele töö ta on olnud missioonitöö, nii nagu ka koolitamise töö, aga mitte ainult, kui ma siin ütlen, et mul on missioon, tundub, et see on täiesti altruistlik tegevus, kuule selle kaudu ma ju õpin iseennast järjest paremini tundma, et see on ka väga egoistlik tegevus. Aga noh, sa oled ka antropoloogiat õppinud, et mis teeb inimese just õppimise sinu jaoks huvitavaks? Päris mitu asja. Esiteks, kui ma õpin inimeste kohta, siis ma õpin iseenda kohta. Ja mind... See on nagu peegeldus siis? Jaa, peegeldus ja mind olen mina ise alati väga palju huvitanud. Väga palju ka sellepärast, et ma näiteks lapsest saadik ei saanud aru, ma olin nagu tulnukas, täiskasvanuna sain ma teada, et mul on aktiivsus tähelepanuhäire näiteks, et sellepärast ma ei suhestunud väga paljude asjadega või ei mõistnud, aga mitte ainult nagu, ma ei tea, vaimse tervise plaanis, vaid üleüldse inimene tervikuna, et inimesed on nii imelikud ja nii imelised ja nad on kuidagi alati huvitanud. Mulle on meeldinud väga jälgida inimesi, et ma olen ka sotsiaalne, ma olen pigem siuke ambivertne, et ma nagu väga pean saama valida seda sotsiaalset suhtlust ja ringi, et hoida oma vaimset energiat. Aga jah, et sageli ma olen eelistanud näiteks võõrastes seltskondades jälgida inimesi, vaadelda inimesi ja muidugi need järeldused, mida ma teen, need on ju väga subjektiivsed. Ka antropoloogina sa pead olema alati teadlik sellest, et kui sa ka teed väljal tööd, välitöid, teed intervjuusid, sina inimesena ei kao sealt kuhugi ära, sa pead lihtsalt reflekteerima kogu aeg seda, et kuidas seda infot vastu võtad ja kuidas seda tõlgendad. Aga mis veel minu jaoks, ma olen antropoloog, kes siis uurib seksuaalsust ja sugu ja minu jaoks on see inimese uurimine väga oluline ka selleks, et ma lisaks kõigele ka abistajana ei lähtuks ainult mingisugusest kitsast kogemusest, et selline on minu kogemus või mingitest üksikutest uuringutest, mis sageli paraku mulle tundub, et juhtub, et kusagilt loetakse mingeid uuringuid, need on kusagilt tsiteeritud, ma lähen ka seda teed pidi, et nii üksikisikut analüüsides või vaadeldes, aga ka ühiskonda analüüsides ja vaadeldes oleks rohkem informatsiooni. Ja mida rohkem informatsiooni, seda kriitilisemalt sa tegelikult ka lähened sellele kõigele. Ja seda rohkem on sul, ma arvan, et peeglid ei ole hea väljend, ma arvan, aga, ja ka mitte tööriistad, aga võib-olla seda rohkematesse kontekstidesse sa oskad midagi asetada. Nii et igaühel on oma erinev kogemus tegelikult, kuidas ju edasi anda seda kõike. Ja. Aga sina kindlasti üksinda ei suuda seda nagu kõiki Eesti inimesi näiteks läbi analüüsida või ka nõu anda, et mis räägime sellest tulevikus ka kiiresti ära, et kas sa näed tulevikus võiks olla 10 või 100 selliseid seksuaaljõustajaid veel või milline meie ühiskond on praegu selle osas? Ma näen seda, et see on väga hea aeg küsida, kusjuures ma Ekspressi kolumnis kirjutasin viimases kolumnis, et ma näen seda, et vaikus on asendumas müraga. Kindlasti võiks ja peaks neid inimesi olema rohkem ja mitte ainult nõustajaid, vaid harijaid. Sest kõige rohkem on tegelikult puudu tõenduspõhisest sekspositiivsest jõustavast seksuaalharidusest ja väga palju me saame ära teha haridusega. Väga palju selleks, et ennetada inimestes seda küsimust, et kas ma olen normaalne või kas nii on okei või kas teistel ka samamoodi võiks olla või toimida või et isegi ma näen seda, et meil on vaja ka enesekriitilisi seksuaalharijaid, aga kindlasti ka seksuaalnõustajaid. Aga jah, siin on just see küsimus, et mille baasilt keegi seda tööd tegema hakkab või nõustama hakkab. Et ma ise, kuidas ma ütlen, näen ohtu selles, et kui näiteks keegi kuidas ma seda sõnastan, et ma ei tee kellelegi liiga, see on ka siuke minu jaoks alati siuke umbsõlm. Mida iganes, kui kellegi haridus tegelikult ei ole õpetanud teda inimestega töötama, inimest mõistma, inimest toetama, ta on võib-olla mingi hoopis teine, ma ei tea, tehnoloogiline haridus või on tal raamatupidaja haridus, vabandust kõik tehnoloogilise ja raamatupidamise haridusega inimesed. Ja siis ta õpib näiteks aasta sinna peale seksuaalnõustamist, minu jaoks on siin ohukoht. Sest see tegelikult sellesse töösse kasvatakse
ja tõepoolest sa võid hakata kasvama ka niimoodi, et jah, ma õpin see aasta aega ja väga, inimesed on erinevad ju, ega haridus üksi ei anna mulle mingisugust pädevust, sa isiksusena oled ka tööriist tegelikult. Aga jah, et hästi, nagu me enne siin rääkisime, et see enne salvestust, et see tähendusväli on väga segane, et kes on terapeut, kes on nõustaja ja nii edasi, et ega siin on ka see tähendusväli endiselt hästi segane. Et jah, et ma näen, et inimesi peaks olema rohkem, neid peabki olema rohkem, aga meie jaoks siin Eestis on küsimus selles, milline on nende väljaõppe. Mingite projektide raames, ma olen ka ise koolitanud koolitajaid, võib-olla koolitatakse ka nõustajaid, aga meil ei ole sellist ühtset standardit või kvaliteedistandardeid, millele miski vastama peaks. Et selles mõttes on jah keeruline ja siin on hästi palju tööd ära teha. Ma arvan, et sa ütlesid selle alguse juba hästi kokku, et just kui paber ei anna seda kogemust ja sissekasvamist on vaja. Ja sa mainisid ka tegelikult seda baasi, et tegelikult baas võiks tulla siis haridusest, noortest, teadmistest. Või kust see nagu kõik algama peaks? Baas, mis see silmas pead täpselt, et baas? Baas täpselt see, et kas ma olen normaalne, kas ma... Haridusest, ja mitte ainult see, et meil on kooliprogrammis midagi, vaid haridus, ka seksuaalharidust on kogukondlik. See tähendab seda, et ma ei tea, meie õpetajad, meie lasteaiaõpetajad, lapsevanemad, treenerid, kõik inimesed, kes puutuvad ka laste ja noortega kokku, oleksid teadlikud ja see ei tähenda seda, et ma pean 3 aastat, ma ei tea, seksuaalkoolitajaks õppima, vaid see tähendab ka näiteks seda, et ma oskan lastega rääkida turvalistest puudutustest, piiridest, et ma ei ütle väljendeid, mis võivad kellegi identiteeti tugevalt riivata näiteks, et ma ei tee haiget. Kui ma olen teinud haiget, et ma oskan ära tabada ja mõista ja vabandada näiteks, et sellised asjad on nii suur osa seksuaalharidusest, mida inimesed sageli ei teadvusta. Et seksuaalharidus võib-olla kõlab just, et see peab olema seotud seksi või seksuaalsusega, aga tegelikult see on meie üksteise tajumine, tundmine ja kõik muu ka seal ümber. Nii suurelt, väga õigesti öeldud. Olles ka ise mitte nüüd meeletult hilja kooli õpetanud või siis olnud ka treener tegelikult, ega keegi naljalt ei õpetanud seda kõrvale, seda pidi jällegi ise õppima või ise tunnetama, ja see kindlasti sõltub sellest ühiskonnast, kus me üles kasvame. Ja karta on, et seda praegu ka nüüd kõigile ei tehta. Aga just äkki see, mis see unistus või piir on, et mida sa tahaksid oma töö või infolevikuga ära teha, et või kas on üldse mingi siuke väike eesmärk? Ikka on. Peamine eesmärk on see, et kõik on okei, mis on konsensuslik, ei ole õiget ja ainsat, ma ei tea, olemise viisi, ei meheks olemise viisi, ei naiseks olemise viisi, ka mitte binaarsus on olemise viis, ta on õige olemise viis. Et need on minu peamised sõnumid. Ja see vahetevahel mulle tundub, et jooksutab inimestel jälle juhtme kokku, et okei, sa oled seksuaalijõustaja, räägi lihtsalt nippidest. Mina ei ole see see vale aadress natukene, et jah, ma võin mingeid nippe ja džippe anda ja vahel ta ju on ka seksuaalijõustavate kohtumiste osa. Kui on näha, et inimesel näiteks on, ma ei tea, oma keha puudutamine keeruline või mingite naudingute kogemine või leidmine, et jah, mingisugused nipid või nõuanded on ka selle osa, aga suuresti ikkagi inimeste jõustamine või empowering, jõustamine, et sa oled okei ja on okei tunda ka neid segaseid ja raskeid tundeid, mida me tunneme, ma ei tea, iseendaga seoses või teistega suheldes, et jah, ma ei tea, missioon, kui nüüd missioonist rääkida, tõepoolest on, see kõlab natukene nõmedalt, anda luba, mina ei ole mingi loa andja, aga et luua sellist ruumi ja ka sellist info välja, mille kaudu inimesed saavad ise hakata looma ruume ja info välju ja ise anda endale luba ja anda teistele luba olla nagu nad on. Ja enne kui me ka lõpus sellest kindlasti räägime, siis otsige üles Instagramis näiteks või sexpositive.ee, et sealt juba saab ükskõik, kellel on veel küsimusi, et saab alge või üle korrata, mis see kõik on just kui suures pildis. Ja eks siis kõik saavad oma huvipakkuvale teemale ise lisa otsida või küsida kuskilt. Aga kui nüüd mina tahaks hakata rohkem olema sekspositiivne ja kõige suhtes üleüldiselt positiivsem, siis millele ma peaks ise mõtlema hakkama? Et endalt peab kõigepealt küsimused küsima ja siis võib-olla hakata seda nagu väljapoole näitama. Küsimusi küsima.
ükskõik milliseid. Miks? Et muidugi miks küsimused võivad tunduda natuke agressiivsed, miks, aga see on ka midagi, mida ma õpilastele ja ka oma õpilastele Pelgulinna riigigümnaasiumis, ma olen ka õpetaja, hästi palju jõustan tegema, küsima, miks, mõtisklema, mitte leppima lihtsalt, ma ei tea, status quo'ga, et nii lihtsalt on. Ja uudishimulik olema. Ja ma arvan küll, et see on see esimene asi seadma kahtluse alla võib-olla mingisuguse. Et mitte tundma sellist häbi või tabutunnet, et kui ma millestki huvi tunnen. Ja mitte tundma ka ennast süüdi, kui ma ei ole kohe hullult sekspositiivne, kui ma tunnen häbi, kui ma tunnen, ma ei tea, piinlikkust või süütunnet. Et mitte tunda ennast selle pärast süüdi, et ma ei ole nüüd, ma ei tea, piisavalt progressiivne või sekspositiivne, see on teekond. Ja see on ju lõputu teekond, mina olen ka sellel teekonnal ja ma ei jõua sinna elu lõpuni ilmselt. Sest ma arvan, et keegi ei tea, kus see lõpp ongi, see kõik on ju muutuv ajas. Absoluutselt. Aga olgu, saime vastuse, et avatud küsimused siis endale ja siis sa oled juba poolel teel. Aga me rääkisime, et sekspositiivsus on inimesele, et võib-olla siis äkki sa oskad seda paremini ümber lükata, et minu järgmist küsimust, et kas sekspositiivne saab olla ainult oma partneri ja endaga näiteks või saab seda üle kanda näiteks, ma ei tea, tööellu või kuhu iganes, tänaval kõnnib inimene vastu, olla ka tema vastu sekspositiivsem? See on nii hea küsimus, mu lemmikküsimusi sellest küsimuste jadast. Muidugi saab olla sekspositiivne ka tööelus, ka ühiskonnas ja nii nagu sa ka enne ütlesid, et seksuaalharidus, seksuaalsuus üldse, ta ei ole ainult seks on väike osa sellest. Et kui ma näen, kus juures, mida ma ise ka ju enda juures näen ja taipan, et kui ma näiteks näen tänaval inimest, kelle puhul mina kohe mõtlen, et ta on mees, aga tal on kleit seljas. Ja minu reaktsioon on see, et vau, kui tuus, jube lahe. Et siis ma näen tegelikult ise enda sees seda, et minus on stereotüübid, et näed inimene, kes minu meelest just kui peaks olema mees, kui ta kannab kleiti, et see ei ole tavapärane, mis sest, et minu meelest on see lahe ja äge ja väga julge ja vapper, siis ikkagi see räägib stereotüüpidest ise enda sees, et selline enesevaatlus on ka pidevalt väga põnev. Aga töö ja järjest enam, mis mulle meeldib, on see, et ka tööandjad küsivad, et kuule, et me tahaksin koolitama kutsuda või rääkima kutsuda, aga ma täpselt ei tea, millest et see on see, et sa oled nii tuus ja sa oled nii lahe, tule räägi millestki, aga kuidas see maha müüa niimoodi, et see ei tunduks, ma ei tea, sellise seksiõppena. Siis me räägime vaimse tervise ja seksuaaltervise seostest, vaimse tervise ja seksuaalsuse seostest, piiride tõmbamisest, ka töökeskkonnas turvalise maakeskkonna loomisest. Ja selline, ma just siia sõitsin, siis ma mõtlesin, et kui ma ütlen väljendi turvaline töökeskkond, siis kas ta saab olla päris turvaline töökeskkond, kui näiteks uus inimene tuleb tööle ja tema ise ei ole saanud sõnagi öelda siin sekka, et millist keskkonda ma vajan, et tunda ennast hästi ja turvaliselt, aga et hoida ka organisatsiooni juhtkonna ja juhtimise poolt avatuna see arutelu, et mida me vajame selleks, et meil oleks turvaline keskkond ja turvaline keskkond ka selles mõttes, et kui meil on näiteks tööüritused, et mis on täiesti lubamatu, mida me avalikult välja ütleme, et ma ei tea, seksistlikud naljad ei ole okeid, me ei lähe mõh sellega kaasa, aga samas, et meil kõigil on lubatud ka eksida, me saame tähelepanu tõmmata nendele asjadele ja mitte häbistavat tähelepanu, aga et see on jälle selline kasvamise koht, mida saab tööandja teha näiteks ka, ma tulin siin väga niimoodi otseselt tööandjate juurde, kui on kollektiivis lapsevanemaid, siis pakkuda neile seksuaalharidust ka lapsevanematena, et see on selline sotsiaalselt vastutustundliku tööandja üks väga suur asi, mida ta saab ära teha, sest et lastevanematele või ka vanavanemad või ma ei tea, tädid-onud, kes iganes lapse kasvatamisega kokku puutuvad, seksuaalharidus on väga napp ja väga kehv. Et see on ka see, mida teha saab. Ma ei tea, inimeste soolist ja seksuaalset identiteeti ja selle paljusust mõista, see kõik on ka sekspositiivsuse osa, nagu ma ütlesin, seks on selle juures päris kitsas ja väike osa tegelikult, kuigi ka oluline osa. Ja rääkides üle selle tööandja osa just, et või organisatsioonist siis üleüldiselt, et see ei ole ju ühekordne töö, et me kutsume, ütleme meie kutsume sinu üheks korraks rääkima ja siis see on kõik.
et see peab olema avatud diskussioon, peab vist kogu aeg ju tegelikult säilima. Jaa, avatud diskussioon ja miks mitte strateegilised dokumendid, kui me loome väga olulisi organisatsiooni siseseid dokumente, et me arvestaksime ka sellega, et mida me saame sinna veel lisada, sest kõik inimesed on seksuaalsed ja ta on seksuaalne ka siis, kui ta on organisatsioonis tööpostil, tööpost on ka siuke totakas näide või väljend, aga et kuidas, mis võimalused need on, jaa, muidugi, miks mitte ka, ma ei tea, kondoomidest rääkida ja kõikidest sellistest asjadest ka seal juures, aga et vaadata seda laiemalt, seda toetamise võimalust läbi sekspositiivsuse ja ka läbi seksuaalhariduse. Tänapäeval on hästi popp tegelikult organisatsioonides luua ju väärtuseid või väärtuste listi, et see võib olla mitte suur osa sellest, aga kindlasti üks osa sellest. Et siis on ju hea, et kõik on sellega võib-olla samal lainel. Aga kui me, jällegi võtan siis enda näiteks, et ei hakka ka kellestki teisest rääkima, et kui mina tahan hakata alustada sekspositiivsuse teemal vestlust inimesega, olgu see siis, võtame kõigepealt lähema ringkonna, et olgu see sõber või partner, ja mitte võib-olla nii otsekohe, et mul oleks midagi öelda, aga et just hakata ennast võib-olla paremini mõistma ja seda teemat nagu nii-öelda edasi mudima. Et äkki on mõni hea nõuanne või kuidas seda nagu alustada? Vahel ma olen soovitanud võtta kõige turvalisemalt mingid näited filmidest või mingisugusest, ma ei tea, popkultuuri. Muu näide, jah. Et kui on ebamugav ennast kohe kandikule panna ja samas see ebamugavustunne ja ebamugavustunde tunnistamine on väga haavatav ja väga haavatavaks tegev ja samas ta võib olla väga võimestav ja julgustav ka nendes aruteludes. Ja eks igaühel on ju omad piirid, igaühel on omad kogemused, et ma ei saa ka eeldada seda, et see, kuidas mina kogen ja näen ja milleks mina olen valmis, ma olen võib-olla seal hüppelaua peal juba, et teine ka seal on, võib-olla ta tuleb alles hüppetornist, ma ei tea, üles on esimese astme peal seal. Aga et neid arutelusid ja neid vestluseid võiks peab tegelikult järjest enam pidama ja tõepoolest meil on ümbruses ju väga palju näiteid, millest kinni haarata, ma ei tea, nägid tõepoolest midagi filmis või Eurovisioonil, varsti tuleb Eurovisioon, väga lahe, mis iganes, võta kusagilt kinni ja pea neid vestluseid. See sinu näide Kleidis mehest on ka kindlasti see arutelu koht, aga kui ma näengi, et mitte, et mu vestluspartneril oleks midagi puudu sellel teemal just harituse mõttes, siis aga üleüldiselt, et see väärtus meil ei klapi või et kuidas siis nagu toimida või kas seda lihtsalt nagu aksepteerida ja maha vaikida või siis on võimalik ka nagu üheskoos kuidagi läbi minna sellest ja tööd teha? Banaalne tõde on see, et sa ei saa kellegi teise eest tööd teha ja sa ei saa kellegi teise eest kusagilt läbi minna. See on asi, mida mul väga sageli küsitakse näiteks partnersuhetega seoses. Et kuidas ma ütlen oma partnerile seda teist või kolmandat asja nii, et tema selle peale käituks nii. See, kuidas sina oma lauseid sead, ei ole garantii sellele, kuidas vastuvõtja seda vastu võtab või kuidas ta edasi käitub. Aga see ei tähenda seda, et sa ei peaks neid, ma ei tea, oma piire tõmbama või oma vajadusi väljendama või ootuseid või lihtsalt teemasid algatama. Aga jah, et ma arvan, et maha kanda, me oleme kõik nii erinevates kohtades tegelikult oma teekonnal. Kui ma räägin, oletame, et ma räägin näiteks sõbrast, meil on nii erinevaid puutekohti ja erinevaid asju, mida me koos teeme, et kui mulle tundub, et ta nüüd ei ole kõige sekspositiivsem inimene, siis ikka seal maha kannad. Aga kui inimene näiteks, sa nüüd ütlesid, et sa tood enda puhul näite, ma toon enda puhul näite, et kui ta teeb järjepanu nalju, mis mulle on vastuvõetamatud või teeb, ma ei tea, homofoobseid või transfoobseid märkuseid. Ja kui see on minu jaoks ikkagi selline toksiline keskkond, et ma tunnen, et ma ei tunne elevust selle inimesega kohtudes, vaid tunnen ärevust ja ebameeldivust ja mõtlen, et see võiks juba läbi saada. Et siis on hea mõte vaadata, et kellele ma soovin oma kõige olulisemat ja asendamatumat valuutat, oma aega ja energiat kulutada. Ja siuke ümmargune vastus, palun. Ei, see lõpp võttis selle hästi kokku selles suhtes, et eks ma ise enda vaatevinklist võib-olla arvaks, et see ongi täpselt see üks asi jah, et kas ma üldse tahan, et ma ise oleks enda suhtes avatud, et kas ma tahan seal olla või ei taha olla
ja võib-olla ka noh, et kui ma tunnen, et on õige, et talle võib asju öelda avatult, et noh, siis ka ju seda teha, et see enda puhul piiri nagu enda poole tõmbamine võib-olla ei ole parim, et siis sa hoiad seda kõike ju hoopis enda sees ja teine inimene ei tea ka ju tegelikult sinu reaktsioone. Ja vahel ei ole need sellised nõmedad ja läbini, ma ei tea, misoküünsed või seksistlikud. Vahel inimene lihtsalt ei saagi aru või ei taipa ja kui sõbralikult öelda talle näiteks, et tead, et see nali näiteks, mida sa tegid, et ma tundsin väga ebamugavalt ennast selle või selle pärast. Siin on jälle see toon ja kõik need muud asjad on, et need ei ole ju ainult laused, need ei ole ainult, ma ei tea, järjestatud tähed, vaid kogu see suhtlus selle ümber. Et teinekord võib see olla inimestele väga tänuväärne kogemus. Näiteks, et ma ei oleks sellele varem mõelnud. Just. Aga kui me rääkisime, et sekspositiivsus on selline tegelikult väga lai mõiste ja see ei ole ainult seksiga näiteks seotud või seksuaalsusega, siis ka seks ja seksuaalsus on tegelikult väga laiad mõistes. Väga paljud tasanditega, et äkki sa oskad tuua hoopis vastupidised näite, millel inimesel tavaliselt ei mõtle, kui me räägime seksist. Et kui paljude asjadega näiteks seks või selline füüsiline kontakt üldse seotud on, et see ei pruugi olla ainult nii-öelda tõesti täpselt ainult see füüsiline kontakt. Sa juba ütlesid ära. Jah, võib-olla tõesti. Et sellega see ongi üks väga suur, tundub, et väike küsimus, aga tegelikult on suur küsimus, et mis on seks? Kui me räägime, et mis see on, et millest sa räägid, kui sa räägid seksist. Et näiteks kui inimene ütleb, et ma ei tea, ma tunnen, et ma ei naudi seksi, ma tunnen, et see tekitab minus selliseid tundeid ja kui ma küsin, et mis sinu jaoks seks on, siis enamasti tuleb väga kitsas vastus sealt, et ta on ikkagi penetratsioon, ma ei tea, peenis tupes tegevus, vahel oraalseks, aga et seda on veidikene vähem. Ja kui me hakkame siis arutama, mis see on üldse seks, millest me räägime, siis on pea plahvatab, et okei, ma ei ole sellele mõelnud ja vahel on see selline tänulik, okei, ma ei olegi sellele mõelnud ja vahel on see selline ärritunud. Okei, ma ei olegi sellele mõelnud ja sa tood mind sellest mugavustsoonist välja, ma pean nüüd hakkama mingite asjadega tegelema ja see on häiriv ja see ei ole enam turvaline, et vahel võib ka ebamugavus olla väga turvaline, on ju, selline tuntud ebamugavus, et ma tean, mis see ebamugavus on. Ja mis mina jällegi eeldan enda sellisest mõttemaailmast, et seks kindlasti seda mõjutab ju kogu su mitte eelnev päev, vaid üleüldiselt kogu su möödunud elu ja arvatavasti ka nagu mõtted, mis su tulevikus on ju, et olgu see stress, kodune kasvatus, maailmavaade ja kõik muu. Ja ikka mõjutab ja inimesed sageli ei seosta seda, et seks on samasugune elu osa nagu hommikusöök, nagu töö. Ja see ei ole motoorne selles suhtes, või automaatne ja motoorne tegevus, et seal on ka omad nupud mängus nii-öelda. Ja need on need skriptid, mida moodi me arvame, et seks peaks olema ja selline, inglise keeles on väljend spectatoring, ehk siis inimene justkui vaatab pealt seda, kuidas ta on seksuaalsetes kontekstides selle asemel, et olla selles kogemuses, nii nagu mina tahan kogeda, nii nagu minu keha ütleb, lahe pusajust seljas, kui keha ütleb jah. Laupäeval tegin näituse lõpu ekskursiooni ja see oli nii lahe kogemus, kumus, et kuulata ja jälle kui öelda, et kuula oma keha, see on ka siuke klišeelik väljend, mis tähendab kuula oma keha, kuhu ma selle kõrva panen, mille vastu ma ta siis panen. Aga et vaadata ja jälgida ja olla selles hetkes oma kehas, et mida rohkem ollakse ise enda vaatleja, seda kaugemale me läheme tegelikult naudingutest selles hetkes ja see spectatoring või ise enda vaatlemine on väga tihedalt seotud seksiskriptidega, ehk siis sellega, millises seksi käsikirjas me just ühiskondlikult elame, mis on seks, kelle vahel, et seks üldse peab olema, viimasel ajal on minu selline, ma kasutan päris palju inglise keeles, pet peeve, ma ei tea, kuidas eesti keeles on. Asi, mis mind ärritab, on selline seksi üks ühele seostamine tervislikkusega ja seksi kvantiteedi seostamine tervislikkusega, et kõik ka sellised skriptid, me ei teadvusta neid ja see sotsiaalsete olenditena, kes me õpime väga palju asju ju matkides, seks on asi, mida me ei saa õppida matkides ja porno selles mõttes ei lähe arvesse, eriti mainstream porno, et see on ju ka vahendatud
nägemus, kogemus, mingi filter ja väga stereotüüpne enamasti. Et jah, et need on asjad, mida inimesed ei teadvusta, et ei ole ühte viisi kogeda naudinguid, ei ole ühte viisi olla seksikas, ei ole ühte viisi olla suhtes, ka need suhted, kus inimesed ei seksigi oma vahel kokkuleppeliselt või teevad seda väga harva, on tervislikud, mõnusad, turvalised, teineteist toetavad, et meil ei ole jah sellist suurt ja laia arutelu välja tegelikult, nagu ma ka enne ütlesin, et selle seksi vaikuse asemel hakkab tekkima seksimüra ja see seksimüra on väga kitsas viis, kuidas seksist rääkida ja sellest ka paljult mõtiskletakse. Aga sina oled arvatavasti oma mõned mõtted võtnud kokku oma raamatus, Seks positiivseks. Ja. Ja see on üsnagi nähtav ja populaarne meie raamatupoides ja mujal ka. Et äkki sa oskad ka lühidalt öelda, millest sa täpselt räägid või mis sa sealt esile tooksid? Seks positiivseks on selline, ta on selline tööraamat suisa, töövihik ei taha öelda, sest see vihik tundub mingi pisikene asi, aga ta on jah tööraamat ja ta on algselt mõeldud nii-öelda minu Instagrami sisu paberil. Aga et oleks võimalus ja võimalik natuke rohkem keskenduda, lasta teemasid endast läbi, kirjutada, sest seal on väga palju töölehti, väga palju neid küsimusi, mida ma ka oma klientidelt küsin, mida ma ka koolitustel küsin ja ilma milleta me ei saa endasse sügavamale kaevuda. Mina ei tee sinu eest seda tööd ära, et sina ise teed ja see võib olla mäng, see ei peagi olema nii väga töö. Aga et see raamat, just nimelt need samad seksiskriptid, mida ma mainisin, et ta pöörab nendele palju tähelepanu, ka kehapildile, seksuaalsusele laiemalt, just nimelt selliseid ja ma arvan, et ka võib-olla mingeid intrigeerivaid küsimusi viskab õhku. Jah, kutsub seks positiivsuse teekonnale ja naljakas on see, et väga sageli hääldatakse selle raamatu pealkirja seks positiivseks. See peabki olema seks positiivseks. Et see ei ole mõeldud selleks, et sinu seks saaks positiivseks, vaid, aga sa võid seda niimoodi ka võtta. See on igaühe enda raamat ja ta on ka mõeldud sellisena, et igaüks, kes selle raamatuga siis, ma ei tea, loeb, toimetab, tööd teeb, et lõpuks ka need töölehed, mis seal on, sa ei pea neid täitma seal raamatus, sa võid täita kusagil eraldi päevikus või audiopäevikut pidada, mis iganes sinu eelistus on. Aga et see saaks nagu sinu enda raamatuks, sinu enda mõtted seal juures, mis on minu mõtted ja tean minu mõtted, eks ju, et see on ka selline tõenduspõhisusel põhinev, aga ta ei ole kerge lugemine, kiire lugemine. Meeldib, kui naised kirjutavad Instas. Kuule, see oli süke raamat, et minu mees, kes ei ole 10 aastat ühtegi raamatut lugenud, et luges sellega läbi, ja osad inimesed jälle ütlevad, et see on liiga lühike raamat, et tahaks paksemini ja tahaks paksemat raamatut ja tahaks rohkem, need ka tulevad. Aga see on hea alguskoht arvatavasti. Ja ma arvan ka, et sellised väikesed, pisikesed ampsud, et mitte lajatada kohe lagi pähe sellise seksuaalantropoloogiaga. Kõik ei võta seda vastu arvatavasti nii palju. Ja. Aga nüüd läheks hoopis, Stebis meie räägime hästi palju heaolust. Natuke sarnane, et see on selline suur lai mõiste, aga üldine pilt, et see tunnete ennast, mis sind positiivseks teeb, mis sind terveks teeb ja tegele sellega. Aga et kõigepealt küsin sinu käest, mis on sinu jaoks selline heaolu? Minu jaoks heaolu on see, et mul on hea olla. Kõige lihtsamalt öeldes. Ja ka see, et kui mul ka ei ole mingites hetkedes hea olla, et see ei ole minu jaoks selline tugevat ärevust tekitav või elu ohustav, vaid et ma tulen toime ka sellega, et täna mul ei ole hea päev, täna mul ei ole hea olla. See on kusjuures teemaga, millest väga sageli tuleb rääkida naistega ja inimestega, kes menstrueerivad, kui palju näiteks hormoonid ja menstruaaltsükkel mõjutab seda heaolu tunnet. Sest umbes pool elanikkonnast on sellest väga tugevalt mõjutatud. Ja arvates ka teine pool tegelikult sellest, mida üks pool tunneb. Väga hea, mulle meeldib see remark. Terve elanikkond on sellest mõjutatud. Ja. Et ka see info selle heaolu juures või selleks, et mul oleks hea olla, on oluline, et mul oleks hästi palju teadmisi oma keha kohta, oma tunnete kohta, oma toimimise kohta. Aga et samas ma ka ei üle analüüsiks pidevalt seda, et mul oleks hea olla. Ja ma tulen toime ka sellega, kui mul antud hetkel ei ole hea olla. Aga
sa oled nõustaja, jõustaja ja kindlasti käib sinu juurest palju läbi ka üks-ühele inimesi, aga ka paare. Et äkki on mingid sellist, kas just läbivat joont, aga mingeid selliseid asju, mida sa oled tähele pannud, mis inimeste heaolust üldiselt tundub puudu olevat? Luba lihtsalt olla. Jälle see luba iseendal antud luba ja ka oma partnerile antud luba olla selline, nagu ma olen. Ja see ei tähenda seda, et ma võin käituda igat moodi. Ja see ei tähenda seda, et me aktsepteerime halba käitumist teisega, aga mulle tundub jah, et sageli on selline hästi palju välistele ootustele vastamist, et see segab iseenda kuulamist ja iseendaga olemist ja iseenda jälgimist. Ja ma ütleks isegi, et mis sealt väga palju puudu on, vaid mis seal üle on, perfektsionism, täiuse surve. Aga mis sa arvad, kus see tuleb? Et mina vähemalt tunnen seda ka ja kindlasti, et see väline kuvand kõigist teistest tundub palju parem kui endast, on ju, ühiskondlik surve, eriti sotsiaalmeedias, aga äkki sul on veel mingi kindel nurk, miks inimesed nii tunnevad? Ja sotsiaalmeediaga kindlasti, kuigi sotsiaalmeedia minu jaoks ei ole selline sarviline olend ainult, et sotsiaalmeediaga on võimalik luua väga palju toetavat ja ka seks positiivsusest rääkides on sotsiaalmeedial väga suur roll olnud. Kasvatus, ma ei tea, eriti kui ma vaatan näiteks naisi, kes käivad vastuvõtul, kuidas neil on nagu nii keeruline tulla välja nendest mõtetest, sa ei saa oma peast välja tulla, inimesed sageli tulevad ja küsivad, et anna mulle soovitusi, kuidas ma saaks oma peast välja tulla, sa nagu ei saa, see on sinu pea, see on sinu aju ja kui sa tuleb peast välja, kuigi see mõte tundub ahvatlev, vahepeal kindlasti. Ahvatlev, aga ka väga ohtlik. Et selline vajadus vastata, olla tubli, meil on sellist toksilist tublidust väga palju, eriti naiste seas, aga samas sooritussurvet meeste seas ja ka naiste seas on sooritussurvet hästi palju, aga seksist rääkides seksuaalset sooritussurvet või ka suhtest rääkides sooritussurvet on hästi palju, et me ei vaata seda kõike nagu teekonda, vaid asjad, mida ma pean ära sooritama, mida ma pean ära tegema ja see, mida ma selle juures tunnen või see, et ma nagu iseenda heaolust lähen järjest kaugemale või liigun järjest kaugemale, see on väga loomulik ja arusaadav selle juures. Aga sellele jälle ei osata nagu sõrme peale panna, et sa oled nagu mingis rattas kogu aeg, ära tegemise rattas. Jah. Ja praegu mulle jällegi tundub, kui heaolust rääkida, et selline slow life või slow living, ta tundub aeglane elamine või aeglane elu, et ta on nii ahvatlev ja tahakski seda ja siis sa tunned ennast süüdi, kui sa ei saa selles aeglases elus olla, sest näed, see infukas ju näitab nii ilusaid videoid ja mina tahaks ka seda kogeda. Et seda infomüra on jah hästi palju, et see on üleliigne. Eks äkki loodame, et inimesed suudavad ennast vahepeal välja lülitada, kui mitte kogu aeg. Jah, kogu aeg ei suudagi. Kogu aeg vist ei olegi võimalik isegi paljudel, aga läksime niisuguse suure pildi peale, ühiskondliku pildi peale, et oled õppinud ka Ameerikas ja sealne ühiskond ja kultuur on tegelikult ju päris teistsugune arvatavasti, võrreldes nii-öelda stereotüüpse vaikse eestlasega. Aga et kas seal nägemus sellisest sekspositiivsusest või seksist on ka teistsugune? Nägemus sekspositiivsusest nagu üldisemalt võib-olla mitte nii väga, aga mis minu jaoks on asi, mida ma siin ei ole kogenud ja millele ma siin ei ole mõelnud ja mida seal nii nõustajad, minu õpingukaaslased kui ka õppejõud hästi palju rääkisid, on religioonitrauma, mis meile Eestis on nähtamatu, aga see ei ole olematu. Et kui palju häbi, süütunnet, hirmu käib kaasas religiooniga sealses keskkonnas siis rõhuvalt kristlusest rääkides, kuigi minu jaoks on nii keeruline öelda kristlus ja see ettekujutus, mis mul endal nagu võiks olla, ma arvan, et Kristus pöörab ennast 10 korda hauas ringi, kui ta näeks, mida inimesed teinud on. Aga
et jah, milline mõju on sellel, kui sulle öeldakse, et sa lähed põrgusse, kui sa oma suguelundeid puudutad, või milline mõju on häbistamisel ja sellisel purity culture lähenemisel või puhtuskultuur, et sa ei tohi, sa pead olema puutumatu justkui enne, kui sa abiellud ja abielu käib kindlasti asjaga kaasas, eks ju. Ja isegi sellised väljendid, et tüdruk, kes on enne abielu seksinud või oma suguelundeid puudutanud, et on nagu räpased sokid, eks ju, ja nii edasi, nii edasi. Et meie siin ilmselt, meil on oma häbid, omad taagad ja minu magistritöö, ma tegin 22 naisega sellised sügavad intervjuud nende enda mälestustest, seksuaalkasvatusest ja sellest, kuidas nad seostavad oma seksuaalkasvatuse mõjusid sellega, kes nad inimestena praegu on ja kuidas kas nad on nii-öelda seksuaalselt ennast kehtestavad või mitte. Et siin on ka igasuguseid taakasid ja selliseid põlvkondlikke suisa traumasid. Aga jah, et kuidas kultuurselt selline religiooni vägivaldne religioon, ütleme niimoodi, et mida ta inimestega teeb, kui aastaid peavad inimesed endaga tööd tegema, et ka enese rahuldamise juures või sooloseksi juures tunda naudingut peamiselt, mitte süüd ja mitte häbi. Jah, ja selline seksuaalse heaolu tööstuse kaubastamine, et see on minu jaoks endiselt asi, kust ma nagu tundsin, et mulle ei lähe see väga, et ma ei astu päris sama jalga, et kogu see turundus ja värksärk, muidugi ma tegelen ka sellega, aga just täpselt omal moel, mitte mingi textbooki järgi. Aga iga generatsioon on justkui avatum, öeldakse. Et kas me oleme juba vaikselt jõudmas sinna heasse kohta või meil on juba piir ees, et kõik ei saagi olla avatud ja kõik ei saagi olla täpselt nii sekspositiivsed. Mis on see sinu isiklik arvamus sellest? Mulle tundus, et me oleme liikumas järjest paremasse kohta ja äkki juhtus midagi. Ma ei tea, kas see oli nagu minu enda mingi tunnel nägemine. Ei, tegelikult jagavad päris paljud kolleegid ka seda ja siin on suuresti ka sotsiaalmeedial oma mõju. Selline mürgise mehelikkuse tagasitulek, mis ta ei ole nagu lõpuni, ta ei ole kuhugi kadunud olnud tegelikult. Me räägime patriarhaadist ja nii edasi. Aga noorte meeste mõjutajad ja mõjuisikud, meil on Eestis ka neid inimesi sotsiaalmeedias, vahel kutsutakse argumenteerima ja siis mul on natukene selline tunne, et see ei ole ilus. See on ka saate kogemusi olnud ja siis on see, et okei, miks ma siin olen või mis ma nagu see on väljend nagu tuvidega male mängimine, aga see ei ole päris see sama väljend, mis siia käib. Et me ei argumenteeri tegelikult ju, aga et ma näen seda, kui palju on sellist sotsiaalmeediast tulevat mehelikkuse kuvandit, naiselikkuse kuvandit, küsitakse minu käest, et kui kohviteidid ei ole okei, et mida me siis peaksime tegema, et Jesus Christ. Kohviteit ei ole okei kahel juhul, kui sina ei joo kohvi ja kui tema ei joo kohvi. Rohkem ei ole mitte ühtegi põhjendust. Okei, jah, võib-olla kellelgi on vererõhuga mingi teema, et joob küll kohvi, aga ei peaks jooma mida iganes. Aga ma arvan, et ma nagu tõin oma iva kohale praegu. Et selline, me ei ole heas kohas praegu. Me oleme küll liikumas minu meelest järjest sellisesse toetavamasse inforuumi ja järjest rohkem on infot, aga nagu ma ütlesin, järjest rohkem on müra ja polariseerumist, sellist vastandumist, tõenduspõhise info kõrval väga palju valeinfot, väga palju sellist lähenemist, kus inimese heaolu asemel on keskmes jällegi müük. Kui me räägime mingitest, ma ei tea, toodetest, joonimunadest, mida füsioterapeudid on korduvalt välja toonud, et nende kasutamine võib olla ohtlik, kui seda tehakse mõtlematult ja kui siin on väga vähe infot ka nii-öelda sellistest võimalikest negatiivsetest tulemustest kõrval, vaagnapõhja ülepinge ja nii edasi. Või kui müüakse šokolaadi või kohviube, mis tõstavad seksuaalset iha, siis on mul natukene niisugune, et seksuaalsus on biopsühhosotsiaalne nähtus. Sa ei saa šokolaadiga ja kohviga pelgalt tõsta midagi, mis väga palju sõltub suhtlusest iseendaga ja suhtlusest teistega. Et jah, siin on muutused ja need muutused on ühest küljest toredad, aga teisest küljest on näha ka sellist hästi tugevat vastutööd.
ja noh, sa enne rääkisid just religioonist kui usust, siis ja sihukest jumala või kristluse poolest, siis noh, tegelikult tänapäeval ju ka me usume mingeid asju ja täpselt see polariseerumine, et kui me rääkisid sellisest toksilisest poolest, siis inimesed alguses võib-olla on naljakas, aga pärast hakkavad seda järgima ja siis on nende jaoks see tõsi, et me võime kukkuda ka nagu valele poole seda positiivsust ka võib-olla. Aga ehk on sul midagi nagu täpsustada, täiendada, et millele oleks vaja mõelda või et meie ühiskond natukene veel avatumaks muutuks. Et ja nüüd sa oled hästi palju maininud ka infomüra, et äkki kuidas seda siis võib-olla maha tõmmata, et olla nagu kohal ja õige info sees. Kui inimesed on sotsiaalmeedia kasutajad, siis jälgida seda, keda ma jälgin. Ja kui sa näiteks tunned, väga palju praegu on kevad ja hästi palju on kehapildist juttu ja kehakuvandist ja ära jälgi neid kontosid, mis panevad sind ennast tundma ebapiisavana. Ma ei tea, mitte piisavalt saledana, mitte piisavalt, ma ei tea, treenituna, mida iganes. Et mul on hästi hea meel, et järjest rohkem on ka neid personaaltreenereid, kes räägivad treenimisest selleks, et mul oleks lihtsalt mõnus olla, mitte selleks, et kaaluda nii palju või et mul oleksid kõhulihased nii ja nii palju välja joonistunud, eks. Mida veel soovitada? Päriselt küsida enda käest, et kas nagu päriselt asjad on nii, nagu mulle öeldakse, kas päriselt mehed on sellised ja naised on sellised. Mis siis oleks, kui igaüks saab elada õnnelikuna sellise identiteediga, nagu temal on, et me hästi palju klammerdume sellesse, et aga loodus on ju niimoodi loonud, loodus on loonud mitmekesisuse. Looduses on ka väga palju mitmekesisust, et küsida endalt, algatada vestluseid ka sõpradega, me ei pea ainult partneritega rääkima. Paljud teemad on ebamugavad, aga siis ongi. Me tuleme ebamugavusega toime, me ei sure ära, sellepärast, et meil on ebamugav. Tuled sellest ebamugavusest läbi või oledki selle ebamugavuse sees ja muutud järjest kuidagi immuunsemaks ebamugavuse suhtes, aga sa ei saa sellest üle ega ümber tulla. Eriti kui me räägime muutumisest. Hästi kokku võetud. Aga äkki siia lõpetuseks tuleme korraks sinu juurde tagasi, sinu enda mõtete ja elu juurde, et millega sa ise enda vabal ajal nii-öelda meelt lahutad või heaolu laadimas käid? Teater, muusika, toit, väikesõprade seltskond, ratas. Ma enne ütlesin, et ma olen Tartust tagasi kolimas Pärnusse. Tartus mulle väga ei meeldi rattaga sõita. Pärnu seevastu. Et enne kui ma Tartusse kolisin, ma olin väga suur rattasõitja ja nüüd ma lähen sellele teele tagasi, mis on väga lahe. Ja mingid sellised lahedad looduses viibimine on minu jaoks ka, kunagi üks terapeut küsis, et miks inimesed käivad niisama looduses, mis teevad seal, et see käid lihtsalt looduses, ma ei tea, nuusutamas, kohinat kuulamas, maha laadimas, sellised, ma arvan, et aiandus, praegu on kevad. Need asjad on need, mida ma vabal ajal teen ja mida ma väga naudin. Puudust ei tule. Tundub, et list läheks veel edasigi. Aga siis küsingi su käest lihtsamaid küsimusi ja vasta esimese asjana, mis pähe tuleb sisuliselt. Armastan selliseid küsimusi. Ja kui sa tõid kohe alguses välja, et sulle meeldib teater ja näiteks ka toit, et siis äkki üks teatrisoovitus ja äkki üks toidusoovitus on kohe võtta. Kui mustas kastis veel mängitakse Lillit ja kindlasti mängitakse, siis ma soovitan seda kindlasti vaatama minna. Ülimega väga. Ja esimene toit, mis mulle pähe tuli Pärnus Tatka restos trühvli juustuga laetud friikad. Palun. Super. Rannakeha tuleb kohe sellega. Kuule, rannakeha on meil kogu aeg kõigil olemas. Täpselt. Siis äkki on sulle üks reisi sihtkoha soovitus, kus sa tahaks minna või kus sa oled käinud? Ohohoo, see nüüd oleneb. Mu esimese mõttena tuli pähe Lõuna-Prantsusmaa, sest mul oli plaan sellel suvel sinna minna, aga kuna ma kolin, siis ma tean, et mu energia ja fookus on hoopis teises kohas ja Pärnu on ka väga tore koht. Suhteliselt sarnane. Ja, suhteliselt sarnane. Üks reisi sihtkoht, mina ei tea, üks minu enda sihtkohti lähitulevikus on kindlasti Madeira Portugalil, aga
Portugalis. Aga ma ei ole seal käinud, nii et ma ei saa seda soovitada küll, aga mõtlen, et võib-olla kedagi teist kõnetakse ka. Ja kindlasti, nagu ma aru saan, sa kutsud kõik inimesi Pärnusse ka. Jaa, tulge Pärnusse. Et reis ei pea olema välismaa. Ei pea, absoluutselt. Ma käisin mõned aastad tagasi esimest korda elus Kihnus ja see oli väga lahe ja eksootiline kogemus. Nii et avasta Eestimaad ka, siin on nii palju käia ja teha ja olla. Aga on sul peale enda tööraamatu veel mõnda raamatusoovitust äkki? Ja võib-olla ka väga hästi äkki temaatiline, et kui keegi soovib lähemalt tutvuda või just alustada siukse teemaga. Ja tead, eesti keeles on natukene keeruline. Aga teeme inglise keeles. Teeme inglise keeles. Ma arvan, et üks esimene asi, mis mul, või 2 raamatut on Jesse Nealandi Body Neutral, mis räägib kehaneutraalsusest ja sellest, kui pekkis on see, kuidas me oma keha näeme ja kuidas hakata seda järjest neutraalsemat kehapilti ehitama, ehk siis ta ei ole selline lõputu enesearmastus, et mu keha on nagu maailma kõige ilusam ja maailma kõige lahedam. Meil on keeruline olla iga päev selles olukorras, aga et me võtaksime oma keha sellisena, nagu ta on, koduna, mis võimaldab meil teha ja kogeda nii palju erinevaid asju. Et jah, see Jesse Nealandi Body Neutral on üks raamat ja Emily Nagoski ja Amelia Nagoski Burnout, the secret to unlocking the stress cycle on ka üks, ja ta on selline õhukene raamat, kiiresti loetav raamat, ma vist lugesin ta suisa ühe lennureisiga läbi, mis räägib läbipõlemisest, räägib sellest, et läbipõlemine ei tule lihtsalt sellest, et ma teen nii palju tööd, ma põlen läbi, vaid läbipõlemisest läbitulemine toimub läbi selle, et ma mõistan, mis tunded need on, milles ma kinni olen, et see on tunnete tunnel, mis põletab meid läbi. Ja ta on selline puhkama jõustav raamat, mis ütleb, et puhkamine on inimõigus. Sa ei pea seda eraldi välja teenima. Puhkamine ei ole ainult see aeg, mida sa magamisele kulutad, vaid sul on õigus ümber lülituda erinevate tegevuste vahel. Nii-öelda daydreamida ja nii edasi, jah. Et need 2 raamatut olid esimesed asjad, mis mulle pähe tulid, võib-olla sellepärast, et ma eelmine nädal töötasin nendega jälle kõige rohkem. 2 on juba parem kui 1. Üks podcasti soovitus. Ma olen nii kehva podcasti kuulaja. Aga siis ma arvan, et soovitame sinu enda ma. Kus juures sekspositiivi podcastiga on selline asi, et te võite neid vanu suhteliselt kehva helikvaliteediga osasid järgi kuulata, aga sekspositiivi podcast paneb pillid kotti selleks, et tulla uues kehas ja koos 2 väga laheda naisega, ma nii juba väga ootan, järgmisel nädalal ongi esimene salvestus. Mis mõttes podcast on üks, mida ma olen kuulanud viimasel ajal väga palju, see räägib vaimsest tervisest, aga mitte nii, et ta annaks vaimse tervise nippe, vaid ta räägib vaimse tervise erinevatest aspektidest. Et seda ma soovitan väga-väga kuulata. Ja ma olen, nagu ma ütlesin, ma olen suhteliselt kehv podcastide kuulaja viimasel ajal, sest mul on lihtsalt üleküllus infost. Aga see mis mõttes podcast on minu, kuna hästi palju on koolitusi olnud nüüd kevadel jälle, et ta on selline teekonna kaaslane ja mul on vist nüüd kõik osad läbi kuulatud siin mõne nädalaga. Kas naudid rohkem muusikat või vaikust? Mõlemat. Oleneb. Jaa, oleneb. Aga ehk on sul soovitada ühte, sa muidugi juba enne soovitasid, aga aktiivset liikumisvõimalust või spordiala? Ratas! Põlvedele leebem kui jooksmine ja kiirem ka. Tõsi. Aga ka heaoluga seoses, et ehk on sul äkki mõni järgmine endale seotud väljakutse või tervislik samm, mille sa oled lubanud ette võtta ja nüüd ütled kõva häälega välja ja siis kindlasti hakkad suurema tahtega seda tegema. Jälle rohkem liikuda, et siin kevadel oli enda tervis, ma ei tea, kõik viirused, mis vähegi liikusid ja lasteaiast koju tulid, et need hakkasid mulle külge ka ja kuidagi energiatase oli nii madal ja ma sain aru, et ma olen jälle samas kohas, kus ma olin nagu eelmise aasta veebruaris, et kuidagi kipub niimoodi olema ja siis veebruaris avastad, et pagan, ma ju tean, et kui ma lähen liikuma, mul on palju parem olla. Ma ju tean seda, miks ma ei tee seda ja siis on jälle 100 põhjendust, et miks ma siin Tartus ei liigu rattaga ja nii edasi, aga et jalutada ja päriselt liikuda ja liigutada, et see ei pea olema mingi hull, ma ei tea, heat training. Et lihtsalt liiguta
jaluta, leia see füüsiline, tantsimine on ülihea füüsiline tegevus ja uuringud näitavad ka seda, et tantsimisel ja teatud teraapiatel on omavahel, tantsimine, trummi mängimine mõjuvad samamoodi nagu EMDR teraapia justkui, et ta on selline hetkes olemist toetav tegevus. Nii et tantsida saab tegelikult oma kodus, sul ei pea olema, või tantsid tänaval, kus iganes. Sul tõesti ei ole mitte midagi vist vaja selle jaoks, et tantsida. Muusika käib sinu peas ja absoluutselt. Jalad teevad oma. Aga viimaks, et äkki sul on üks igapäevane selline rutiin, mis hoiab sind värskena. See võib olla täitsa väike asi ka. Igapäevane rutiin, see mulle tundub, et mu viimased nädalad on rutiinsed olnud, et rutiin on selline sõna. Mis on mu igapäevane rutiin, mis hoiab mind värskena? See võib olla ka tegevus selles suhtes, et rutiin on võib-olla ka isegi vale sõna. Minu jaoks on see kindlasti sisedialoog iseendaga, ma räägin iseendaga hästi palju ja ma verbaliseerin neid mõtteid ka välja. See hoiab mind ennast värskena ja dialoog oma partneriga, et meil on alati igas päevas aeg, kus me räägime, on see siis, me oleme ka privilegeeritud inimesed selles mõttes, et me töötame kodukontoris, et on seda aega rohkem, kus me kokku puutume. Aga et teadlikult võetud aeg ka üksteisega rääkimiseks ja see on ka sekspositiivsuse oluline osa ka suhtes. Ei räägi seksist, me loome kommunikatsiooni igas mõttes, lähedust igas mõttes, et see hoiab ka suhte värskena, kui nii võib öelda. Kindlasti võib. Selles suhtes minu arust väga hea võimalus äkki teistelgi võtta see aeg päevas, üks väike jupp, kus siis oma lähedastega siis jagada midagi ja kuulata ka tegelikult. Ja küsida ja ise jagada. Just, aga sellisel juhul aeg on lennanud ja peaaegu tunnike juba saab täis lausa lubatud kindlasti lühema episoodi või osa mõttes. Aga et kui keegi soovib sinuga ühendustada, sekspositiiv.ee. Jah, ma arvan, et see on kõige kindlam viis, sekspositiiv.ee kodulehe kaudu. Ja Instagramis on ka olemas sama nime all. Ja on sekspositiiv, ainult E asemel on 3. 3, just. Et kui ise ei taha ühendust võtta, siis teiste mõtteid ja Kristina mõtteid saab sealt lugeda. Aga mina olen Ott ja minuga oli Kristina Virk-Vellemaa. Aitäh! Aitäh, et kutsusid, nii tore oli.